Ja ma palun nüüd lavale Alan Väli, et rääkida sellest, mis tegelikult loob väärtust projekteerimises ja ehitamises ja kas neid põhimõtteid alati jälgitakse. Palun. Ja, aitäh. Tere ka minu poolt. Milles seisneb väärtus? Kui me selle meie tänase päeva peaküsimusele otsa vaatame, kas loome väärtust või lappame lõputult, siis ma ütleks, et me ühelt poolt nagu otsiksime alles väärtuseid ja teiselt poolt me ütleme juba ette, et me teame, et meil kuskil lappab, midagi on nihkes. Ma siin üritaks enda järgmise 20 minutiga kuidagi leida neid väärtuseid, et millest, või nii-öelda seda väärtusruumi, milles me oleme, ja teistpidi siis üsna konkreetsete näidetega rääkida sellest, kus on lappamine. Kui me hakkame väärtustest rääkima, siis tegelikult sellest, mis siin slaidil on, juba räägiti, sellest rääkis Rutt. See on Davosis vastu võetud Euroopa kultuuriministrite poolt ühine kvaliteetse ruumi rajamise põhimõtete kogum. See ütleb seda, et kvaliteetne ruum peab olema mitmekesine, tuleb arvestada kõigiga, kellele ruumi luuakse. Ta peab olema selline, mis arvestab olemasolevat, peab olema otstarbekas, ta peab olema esteetiliselt läbimõeldud, peab olema selline, mis on keskkonnasõbralik. Ta peab olema rajatud nii, et see majanduslikult põhjendatud, nii ehitusmaksumuse mõttes kui halduse poolest, ja ta peab olema inimestele oluline. Ja seda kõike tuleb juhtida ja ellu viia läbi koostöö. Läbi koostöö, kus kohas ehitise elukaare osapooled on kaasatud õigel ajahetkel selleks, et kõik otsused, mis tehakse, oleks võimalikult väärtuslikud. Neid punkte ma nägin esimest korda kevadel, kui oli võimalus anda tagasiside ehitusseadustiku muudatuse kavandile. Neid teemasid on sinna sisse viidud, neid on kirjeldatud seletuskirjas ja ütlen ausalt, et esimese hooga see kõik jäi selliseks loosungiks, et suurt aru ei saanud, et iseenesest see kõik tundub loogiline, aga et mis siis nagu sisu nende taga tegelikult üldse on. Uurisin erinevaid aruandeid, raporteid, kokkuvõtteid, arvamusgruppide arvamusi, tohutult paberit on selle pealt toodetud, kuni leidsin midagi väga konkreetset, sellist, millest saab aru ka lihtne insener. Iga selle teema juures on tegelikult sõnastatud väga konkreetsed kas-küsimused, millele vastates võiks väita, et kui me ütleme jah, siis me loome kvaliteetset ruumi. Ja need teemad on siin väga konkreetsed, me ei hakka neid ühiselt ette lugema, mõned näited, kas protsessi juhivad valdkonnaülesed meeskonnad, kas projekt vastab normidele, standarditele, kas ehitusmaksumus on kogu protsessi jooksul hoitud kontrolli all ja üldsegi on teada, mis maksumusse peaks projekteerima, kas halduskulud on võetud arvesse, kas me teame, mis on halduskulud, kui me selle protsessiga jõuame ehitusse ja pärast kasutusse. Need on väga konkreetsed küsimused ja see tegelikkuses muudab selle kvaliteetse elukeskkonna kriteeriumide põhimõtted väga konkreetseks. Selleks, et siit edasi liikuda, ma julgeks ise nüüd 3 põhilisse kategooriasse kokku panna. Kusjuures ma ütlen, et need punktid, mis seal on väga positiivsed ja üllatasid üli hästi, et tegelikult see on väga hea dokumentatsioon ja põhimõtted, mis on kirja pandud. Aga ma tooksin need välja just peamise nii-öelda 3 peamise kvaliteedipunktina või väärtuspunktina. Mida siis kvaliteetne elukeskkond peaks endast sisaldama, on kindlasti ohutus ja kvaliteet. Ehitised, mille me projekteerime ja ehitame, peavad olema kvaliteetsed ja ohutud. Mõistlik kavandamine nii funktsionaalsuse mõttes, keskkonna mõttes, aga ka rahalises mõttes. Ja juhtimine koostöö, me saame asju saavutada ainult koostöös. See võiks olla see nii-öelda väärtuste kogum, millest me räägime. Väärtusruum on erinev, nagu me teame. Aga ka selle pealt ma tahaks oma mõtteid edasi jätkata. Ja jätkata just selles mõttes, et kus kohas me täna lappame. Miks me lappamist räägime, nii nagu ka peateema ütles, me väidame, et kuskil lappab, siis tuleb sellest rääkida. Kõige olulisem asi iga ehitise puhul, mida me rajame, on ohutus ja kvaliteet. Kui ei ole ohutust, kui ei ole tagatud ohutus,
siis kui äge võib olla idee, kui äge võib olla eesmärk, see kõik on mõttetu. Selle teema avamiseks ma meenutaksin Alari Arro artiklit aastast 2021, millest tol aastal sai ka ehituskonverentsil räägitud, kus kohast toodi välja, et me peame rääkima projekteerimisvigadest selleks, et mõista selle teema olulisust. Räägime näidete varal. Siin vasakpoolsel pildil on näidatud kollase joontega katusekandjate plaan. Ühelt 20 000 ruutmeetriselt objektilt ja seal peal me näeme punaseid täppe. Mida need punased täpid tähendavad? Need punased täpid on asukohad, kus kohas ei ole tagatud katusefermide kandevõime. Mis selle olukorra muudab eriti ohtlikuks? Selle olukorra muudab eriti ohtlikuks see, et tegu on tööprojektiga, mis on antud ehitajale võta ja ehita. Kuidas selline probleem avastati? See avastati puhtalt seetõttu, et töövõtja otsustas, teeme selle ekspertiisi igaks juhuks, et saada enda jaoks ka kindlus. Esimene kontrollitud sõlm ütles, et kandevõimest on kasutatud 205%, sai kontrollitud veel järgmiseid sõlmesid, jätkas ka projekteerija, kuni pilt läks punaseks. Siin kõrval on fermid, aga need ei ole need samad, see on teine objekt. Oli tehtud tööprojekt, oli tehtud tööprojektile ekspertiis, mis ütles, et ehituse rajamine on ohutu. Fermid olid toodetud, aga tekkis üks kahtlus. Kui me projekteerime lõikele töötama Bolti kermestatud osa, kas on piisavalt kontrollitud? Lihtne küsimus meili teel ja tagasiside oli see, et saabus väriseval häälel telefonikõne ja küsiti, kui kaugel fermid on. Need sõitsid tehasest tagasi. Sellised olukorrad panevad selle turvatunde oluliselt kõikuma. Neid olukordi esineb palju, me ei saa öelda palju, neid esineb, me ei saa öelda, et need on liiga palju selliseid eluohtlikke olukordi, aga kvaliteedi teemasid projektides on. Taga möönespaneelide kandevõimega peame tegelema, silduste kandevõimega ja sihukest asju tuleb ette. Ja see ohutuse teema on ülioluline. Aga ohutuse teemast tuleb rääkida veel ühes teises valguses. Siin on ehitusinseneride liidu poolt allkirjastatud pöördumine standardimis- ja akrediteerimiskeskusele, kus juhitakse tähelepanu, et meil on täna kriitiline olukord eurokoodeksite ülevõtmisega. Teadupärast peavad 2028. aasta alguses Eestis käiku minema uued eurokoodeksid, mis on täna kehtivatega oluliselt täiendatud, arvutusmetoodikaid on seal muudetud, on täiendatud näiteks puitkonstruktsioonide arvutamise põhimõtteid. Ja milles see kriitiline olukord selisneb, on see, et need tuleks viia eesti keelde. Selleks, et see teadmistik, kõik need mõisted, mida me kasutame, oleks ühelt arusaadavad. See maht on kuni 4000 lehekülge vähendatud mahus. Ja täna on olukord, kus kohas viimase 3 aasta jooksul ei ole tööd sellel teemal tehtud. Ja üks asi on tõlkimine, see on üks pool sellest asjast. Teine pool on see, et igale eurokoodeksele tuleb luua juurde rahvuslik lisa. Rahvuslik lisa, mis kohandab selle eurokoodeksi Eesti tingimustele vastavaks. Sisuliselt, lihtsustatult ja piltlikult öeldes, meil on valem siin nende teguritega, nendel teguritel on juures tärn, mis ütleb, iga liikmesriik peab selle tärnile vastava teguri ise ütlema. See teema on kriitiline, me ootame tagasisidet, sellest on räägitud palju, aga aeg hakkab selles osas otsa saama, et need standardid viia Eesti tingimustesse vastavaks. Räägime mõistlikust kavandamisest. Oleme endiselt siin lappamise peatükis ja mõistlikust kavandamisest me võiksime rääkida erinevas valguses, funktsionaalsusest, keskkonnatingimustest ja nii edasi. Räägime maksumusest. Miks me peaks rääkima maksumusest? Sellepärast, et kui me vaatame meediapilti, loeme uudiseid, me kõik loeme, et raha ju ei ole. See tähendab, et me peaks töötama äärmiselt ratsionaalselt. Selle teema avamiseks ma siia tooksin ehitushinna indeksi, mis näitab, et aastast 2018 on see kasv 43%, kui Statistikaametit julgeb uskuda. Siia kõrvale, miks me räägiks koolide näitel maksumusest? Sellepärast, et need on ka meedias kõige rohkem kõlapinda leidnud.
Selle graafiku vertikaalteljel on netopinna maksumus ruutmeetri kohta, horisontaalteljel on erinevad riigigümnaasiumid, mis on siis konkreetsel aastal valminud ja me näeme, et nende hind läheb üles. Me oleme küll peaaegu lõpus riigigümnaasiumide rajamisega, aga see maksumus läheb üles järsemalt, kui on ehitusi näiteks. Siin tuleb arvestada mitmete aspektidega, siin tuleb arvestada sellega, et paljud eelarved on tehtud väga kiire hinnatõusu ajal, kus kohas oligi segadust palju. Et selles valguses ei julgeks kohe väita, et me oleme liiga kallilt ehitamas. Aga mida ütles kvaliteetse elukeskkonna kriteeriumid? Me peame enda otsused panema konteksti. Me peame sellesse konteksti panema, kus me oleme ja see kontekst peab olema tegelikkuses ehitusaadikust veelgi väljapool. See on see, mida me näeme, kui me avame täna uudised, kui me loeme seda, mis toimub meie ümber, kui me tunnetame seda läbi iseenda, ja me näeme, et see, kelle najal meie riik püsib, päästjad, politseinikud, õpetajad, kultuuritöötajad, nad on rahulolematud, nad tunnevad, et nende tööd ei väärtustata. Inseneridena, loojatena, tellijatena saame me anda panuse sinna, et läbi targa planeerimise me aitame ka neid. Ma toon siia numbreid, ma näitan siin erinevaid maksumusi, ruutmeetri maksumusi erinevates riikides. Siin ei ole oluline see, kui palju midagi maksab, siin me vaataks pigem proportsiooni. Eesti numbrid on siin küll üksikute objektide näitel, 2024. aasta puhul on büroo, mis on käivitatud, mille puhul siis on tegu suhteliselt silmapaistva ehitisega, mis on hetkel ehitises, päris mitme korrusega, mitu korrust ka maa alla. Ja see number, see 2033, see on netopinna maksumus. Toon siia veel võrdluseks juurde Eesti puhul ka paar hotelli, mis on alles hiljuti südalinnas valminud rahvusvaheliste kettide üsna silmapaistvad ehitised ja koolide maksumus. Need maksumused tuginevad avalikule infole, börsiteadetele, pressiteadetele, EHR-ist kättesaadavatele pindalaandmetele ja nende põhjal tahaks teha ühe väikse järelduse. Kui me keskmise kooli rajaksime näiteks USA-sse, täpsemalt läänerannikule, siis keskmine kooli maksumus moodustaks keskmise hotelli maksumusest 94%. Suurbritannias 93%. Eestis on vahemik erinev. Kui me räägime büroost, siis keskmine kool võiks maksta 74% keskmise büroo hinnast. USA-s 79%, Suurbritannias, Eestis 98–122%. Kas me tahame väita, et me ehitame liiga kallilt? Endiselt seda ei tahaks öelda, küll aga on öelnud seda üks analüüs, et me oleme väga palju kulutanud raha asjade peale. Sellesse ei tasu kinni jääda, sellepärast, et me oleme teinud ka väga uhkeid asju, väga sisulisi asju, mis tõesti nähes, kui need majad valmivad, kui positiivne on emotsioon seal kooliperedes, see on väga hea tunne ja tegelikkuses me oleme tõesti teinud väga häid asju. Küll aga üks mõte, mis sellest analüüsist silma jäi, oli see, et tuleks luua kulumudel, millega pannakse paika soovitatud ruutmeetri maksumus. Iseenesest õige mõte, see muidugi oleks võinud olla ammu olemas, kui seda pole olnud, oleks viimane aeg see teha. Ma tahaksin selle punkti juures ühte teemat veel mainida, et ma eile lugesin oma lemmik meediaväljaannet Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Lugesin sealt, et hakatakse tegema ametikoolile uut ühikat. On kuulutatud välja ühika loomiseks arhitektuurikonkurss. Vaatasin sinna arhitektuurikonkursi sisse, seal olid olemas kõik need tingimused, mis minu esimesel slaidil, kõik need kvaliteetse ruumi põhimõtted. Aga üks asi, mis mulle jäi sealt tohutult kripeldama, oli see, et seal oli selgelt sõnastatud hoone, mitte kogu arhitektuurne lahendus, hoone tuleb rajada mõistlike ehituskuludega. See tähendab sihtmaksumusega 3500 eurot ruutmeeter. Ausalt, kui me täna räägime oma sõpradega eelarveosakonnast, eile õhtul seda veel arutasin, helistasin, küsisin üle, ei suutnud kohe meenutadagi, mis me nii kallilt oleks suutnud rajada. See teema on oluline ja just selles kontekstis, millest vaatab meile vastu meediapilt, selleks, et me mõistaksime seda kvaliteetse ruumi rajamise põhimõtteid suures pildis ja mõistaksime ka enda vastutust, kui me asju loome tellijate, arhitektide, ehitajate ja inseneridena. Aga räägime juhtimisest ja koostööst. Kuidas see juhtimine koostöö täna toimib?
Oleme endiselt lappamise juures, toome ühe näite. Toome näite sellest, mismoodi antakse juhised ehitajale, kui ta hakkab tegema pakkumist ja millest ta peaks lähtuma siis, kui ta on alustanud ehitamist. Loeme koos, mis see juhis on. Hankedokumentatsioonis on kirjas, kuigi käesolev ehitusprojekt näeb ette tehnilise lahenduse, mis on ehituse töövõtja poolt teostatava töö aluseks, siis ehituse töövõtja kohustuseks on kõikide vastuolude ja lahendamata või puudulikult lahendatud aspektide osas lähtuda ehitusprojektiga määratud eesmärgist ja teostada ehitustööd vähemalt keskmise kvaliteediga, kui ei ole lepingus teisiti kirja pandud. Ning selliselt, et valmiv hoone oleks ohutu ja sihtotstarbeliselt kasutatav ning süsteemid toimiksid terviklikult. Ehituse töövõtja ei saa üheski aspektis tuua ettekäändes ehitusprojekti puudulikkust. See on käinud läbi päris mitmest dokumentatsioonist. See ei ole tellija dokument, see on olnud ehituse projekti üldosas kirjas. Mul tekib nii palju küsimusi. Mul tekib esimene küsimus on see, et milleks projekteerijat alavääristada niimoodi. Teine küsimus, mul tekib küsimus, milleks ehitajat ülistada niimoodi, et mis inimesed on ehitajad. Kolmas küsimus, kas me teame, milline on Eestis kehtiv pädevussüsteem, mismoodi jagatakse pädevusi, millised on rollid ehituses, kuidas üldse inimesi haritakse. See punkt on olnud kirjas ka tööprojektis. Ehitushanke aluseks olnud tööprojektis, kus ehitaja ei peaks projekteerimisega üldse tegelema. Ma ei tea, mul aju plahvatab ja seda on nagu raske lugeda. Ma näppan siit teade kolleegide ühe sisuturundusartikli pealkirja, et kui ehitaja ühineb projektiga alles projekteerimise lõpus, on viga juba sisse programmeeritud. Ma ütlen, et see, kes selle eelmise kirjatüki kirja pani, teab seda. Seetõttu ilmselt oligi mõistlik seda nii kirja panna. Aga selleks, et meil ei tekiks selliseid olukordi, me peame aru saama, kes millest vastutab. Tellija vastutab selle eest, et on konkreetne lähteülesanne, ta töötab kaasa koos projekteerija ja ehitajaga selleks, et saavutada endale parim eesmärk. On pädev projekteerija, kes vastutab, et tellija lähteülesandele vastavalt on loodud vigadeta ja optimaalne projekt. Ja ehitaja, kes siis lubab konkreetse eelarvega, konkreetse ajaga kvaliteetselt ehitada valmis selle ehitise. Ja see kõik peab toimima koostöös. Koostöös, mis ei ole üksteist süüdistav, mis on teineteist täiendav, kellelgi on raske, aitab keegi välja, aga samal ajal igaüks peab tajuma iseenda vastutust. Ma siin tõin välja alguses väärtusi, seejärel mõned sellised lappamise olukorrad, aga küll ma tahaks öelda seda, et kui me tajume, et kõige olulisem on ohutus, kui me räägime sellest, kui palju asjad maksavad, me teeme asju mõistlikult, nii et see on arvestades ka, nii nagu Davos ütleb, mõistlik ka suures pildis. Kui me teeme koostööd, siis me loome väärtust ja hoopis lippame lõputult. Aitäh! Aitäh sulle, Alan, väga huvitava ettekande eest. Kuna aeg surub veits peale, siis ma võtan ühe kiire küsimuse sulle, et kuidas sulle endale tundub, et kas praktikas on siis nii, et see koostöö läheb paremaks või on seal väga palju arenguruumi või kuidas sa seda kommenteeriksid? Ma usun, et see läheb paremaks, et igal juhul. Me näiteks ühelt poolt suures pildis ju katsetame erinevaid hankevorme, on tulnud Allianz, aga igapäevaselt ju ka tööd tehes. Tegelikult on meie ümber super inimesed ja see soov koostööd teha on. See, kas seda hankevorm soodustab või mitte, see on teine teema, aga inimesed, kes seda tahavad teha, nüüd on olemas siin samas. Just, väga hea vastus. Aitäh Alanile, kellel jäi veel mõni küsimus hingele, saab kindlasti lõuna ajal küsida, aga aplaus Alanile. Ja.